Sirli Siimi saladused. Sirlin on uus matemaatikaõpetaja, kes jumatab matemaatikat ja sunnib õpilasi kogu aeg arvutama. Üks päev tuli Sirlin väga väsinud koju. Õpetaja ei lasknud neil mitu tundi järjest numbrid kokku liita ja mida aeg edasi läks, seda suuremaks ja keeruliseks need numbrid läksid. Sirli pea valutas suurest arvutamisest ja ta oli siis murelikult ning mõtles, et homme peab jälle kooli minema. Kas teil siis teisi tunde ei olegi? Joonistamist ja eesti keelt? On ikka, need on toredad tunnid, aga matemaatikaõpetaja on kaval. Ta helistab õpetajate tuppa ja laseb kunstiõpetaja sinna kutsuda. Samal ajal, kui kunstiõpetaja klassist ära on, kargab ta ise sisse süünud üha uusi arve kokku liitma. Isegi kempsu tuleb ta järgi. Ta on ju siis hull. On jah. Ta jumaldab oma matemaatikat ja sunnib meid kogu aeg arvutama. Juba homseks peame liitma kokku kõik numbrid 100-ni. Me aitame sind. Sina liidad 1-st 10-ni, mina 10-st 30-ni ja isa liidab ülejäänud. Miks mina pean kõige rohkem liitma ja meil kõige raskemad numbrid? Minu ajal oli meil üks tööõpetusõpetajaks, oli lollakas. Ta sundis meid muudkui treima ja hööveldama. Vahetundides püüdis poisse, tassis oma kabineti ega lastud teistesse tundidesse. Mis te siis selle õpetajaga tegite? Lõpuks me poistega otsustasime kauem kannatama. Segasime sööklas tema supi sisse puuliimi ja hullult lööpsid hambad kinni. Päriselt? No muidugi, keegi teine sellest tööõpetuse sellist jagu ei saanud. Valetad. No miks ma peaks valetama? See oli teine aeg, siis liikus igasugu tüüpe ringi. Praegu ma kohe imestan, et sääres on nagu teie matemaatikaõpetaja lastesõpka lubatakse. Homme hakkab jälle peale. Mõni aeg hiljem. Isa, õpetaja kirjutas mulle e-kooli märkuse ja ütles, et sa pead kooli minema. Mis sa siis paha tegid? Ma võtsin kooli kaasa tahvelarvutis, ma ei jaksa enam päev läbi arve kokku liita. Täna oli eesti keele õpetaja haige ja matemaatikaõpetaja sai teha kohe 3 tundi järjest. See oli nii kole. Ja siis ma võtsin arvuti ja liitsin sellega. Siis haaras õpetaja mul tahvli ja kirjutas e-kooli märkuse. Ma ei ole veel kunagi märkust saanud. Rahune kallis, märkus on muidugi paha asi, aga õpetaja on ka liiga karm. Ja siis võttis õpetaja mult arvuti ära, pani endale lauasahtlisse ning ütles, et isa peab kooli minema, kuna ma olen nii sõnakuulmatu. Huvitav, milles isa süüdi on, et Sirli arvutada viitsi ja tema sellepärast ka kooli peab minema. Eks ma siis lähen. Ma pean õpetajate tuppa minema. Ei, meie klassi õpetajate tuppad ei mahu ära. Kuidas nii? Mis täna ei mahu ära? Ega ta ainult sind ei kutsunud, ta kutsus kõiki lasteisad, sest kõik kasutasid arvutit. Kõik siin märksa ka? Jah, kõik. Ja kõigiks võeti arvuti ära. Õpetajal oli pärast terve kuu ja ta lubas kõik ära põletada. Mis tähendab ära põletada? See on minu arvuti, põletagu enda asju. Eks sa siis ütle talle seda. Ja ütle seda ka, et ei tohi lapsi väga kiusata. Isa kõmpis meile tänavaid koolimajja. Ta leidis Sirli klassi vaevalt üles, sest sinnapoole liikus kümneid isasid. Headloos homme pean merele minema. Saab selle tigedale õpsile öelda, mida ma temast õige arvan. Meie Kustina omadega täitsa läbi, nagu oleks laevahukku läbi teinud. Tuleb olla su käpul sööma ja jaksa püstigi seista. See on õige küll. Mis see tähendab? Mida te endast mõtlete? Kas te arvate, et me oleme mingid lapsed? Me oleme isad ja me ei pea arvutama. Vaid see on kontrolltee. Mis te mõtlesite, et saate siin laisalt ja niisama mõelda? Otse kohe hakake liitma, kes pikendab, see läheb nurka ja suvetööle. Mina olen suvel merel. Seda me veel vaatame. Kui sa oma kontrollteed ära ei tee, ei näe sa oma merest tilkagi.
sattusin alles portsu otsa. Ütle, kui palju on 17,55. jutt jätta, sa spikerdasid ja lähed nurka. Põrgukoera nimel, ma ei lähe kuhugi nurka, mida te endast õige arvate? lapsed olete nii ära kurnanud, et ei lapsanud suppigi neelata. nüüd tulete meie kallale. Üldse, andke mulle mu tahvelarvuti tagasi. Ma on otse kohe lauale laduda. arvuteid te tagasi ei saa. Teie lapsed on laispordid ja ei viitsi üldse peast arvutada. trennid meil nii kaua, kuni Nartuna une pealt välja tuleb. milleks inimesel siis pea otsas on, kammimiseks või? Ma nõuan oma arvutit. aitab Vonka laadast, enne keegi koju ei saa, kui kontrolltöö on tehtud. palun vabandust, mu naisel on täna sünnipäev. kas ma võin varem ära minna? ei, ja oma naisele võite öelda, et homme peavad kõik emad kordama. ma pean kõik emad ka arvutama. ah sa madu, või meie naisi tahad sa ka õnnetust saata? Võitlusesse! kas ma äkki liiale ei lähe? mitte sugugi, see on Liisa kohus. vaesed maailmatused, kui nende isa neid ei kaitse, kes siis veel? Kuhu me ta paneme? Viime ta laevale. Ma sokun teda ära Aafrikasse, las katsetab selle ahve ja liidab neile sabasi. Pärdikutele ei tee see midagi. Nad saavad puu otsa põgeneda, kui rekendamine juba liiale läheb.